Täna keskpäeval sõitis Tallinnas Pärnu maantee ja Tondi tänava ristumiskohas ülekäigurajal teed ületanud keskealisele naisele otsa linnaliinibuss. Bussit löögi saanud naine jäi abitult ülekäigurajale lamama. Tunnistajate sõnul nad ületasid kolmekesi koos rohelise tule all teed ja buss number 36 sõitis ühele jalakäijale otsa. Praegu ei ole veel teada, kui raskelt ta viga sai? No ütleme nii, et hetkeseisuga ta on kiirabi kätes, et ei oska öelda. See on väga uskumatu lugu, jah. Sa olid sel ajal bussis, mis siis juhtus? Buss hakkas minema sealt foori tagant ja 20-30 kilomeetrit tunnis oli sees ja käis siuke mütakas ära, ma pöörasin ümber, ma nägin, et rohelises jopes naisterahvas oli maas ja ma ei tea, kas ta oli võib-olla jalast üles, ma ei ole kindel, kuidas ta oli, ma olin küljega seal akna poole, seal ees istusin ja... Mis tuli fooris põles? Ma teise tunnista väitel oli jalakäija fooris roheline, aga ma pakun, et bussi üle oli võib-olla juba punaseks minemas või roheline vilkus. Bussijuhi sõnul üritas tema aga vältida hoopis avariid järsult ette pööranud sõiduautoga ja seetõttu oli tema tähelepanu hajutatud. Меня там подрезала BMW черная машина, я уже полиции сказал. Вот, я поэтому вырулил в левую сторону, я стал притормаживать. Слева шла машина, светофор я уже не видел, подъезжала на зеленый. То есть какое дальше уже было, я не видел. Одна бембушка вам тоже резала, да? Она меня подрезала, я еще резко остановился. То есть там, наверное, пассажиры, свидетели были. Я помню, что ее номер был 7-я модель, черный, 968 или 986 как-то. Andmed avariisse sattunud naise tervisliku seisundi kohta esialgu puuduvad. Meedikud toimetasid järjekordse kriitilises paigas juhtunud liiklusõnnetuse ohvri haiglaravile. Igaüks teab, et valged triibud maas tähendab seda, et see koht on jalakäijatele ja seda enam, kui veel fooris roheline tuli põleb. Paraku kahjuks tundub, et Eestis ei ole isegi ülekäigurajal turvaline teed ületada.